Lisaks funktsionaalsetele renditoodetele peaks üritus olema ka ilus või mida sina sellest arvad, Heidi? Jaa, kindlasti. Ütleme, et kui võtta lihtsalt selline paljas ruum või lihtsalt telk, siis tegelikult dekoratsioonid on need, mis annavad nii-öelda emotsiooni ja tegelikult meie siis müümegi ja rendimegi emotsiooni, et kui külalised astuvad sisse, siis neil tuleb see erineva temaatikaga näiteks välja selline hea feeling terveks õhtuks, et kas see on siis, ma ei tea, Brasiilia teemaline või on see kuld või noh, mis iganes, neid võimalusi on nagu hästi-hästi palju. Ja õnneks on Eesti kliendid on sellised, et nad tahavad pigem ekstravagantsed, nad tahavad midagi teistsugust, et nagu me näemegi, et me oleme siin testiga pannud kokku siis 5-meetrise läbimõõduga planeedi, mis meil läheb 2 nädala pärast välja, et teemaks oli Mars ja selline fututeemaline, et ja, et me üritamegi niimoodi, et meil oleks nagu hästi palju erinevat pakkuda just sellist, mida Eestis nagu ei ole. Ja samas meie siis teeme hästi palju erinevaid lilleseadeid just kunstlilledega, et see on natukene, inimesed natuke kardavad seda, kuna nad mäletavad, et vanasti oli kunstlille oli väga-väga halva kvaliteediga, et tänapäeval on see, et me tellime Hollandist väga palju oma kaupa. Leedust neil on juba otse tehased olemas, et kui seda kvaliteeti vaadata, siis me kombineerime tegelikult hästi palju elus lilledega. Just, et see suvi oli meil super palju sündmusi, kus oli niimoodi, et meil oli kunst oli põhjaks ja me panime näiteks elus lilli ja taimi panime juurde ja tegelikult külalised ei saanud enam nagu aru ja me pakume kliendile nii-öelda renti. Me oleme ühed ainukesed, kes tegelikult Eestis pakuvad püsidekoratsioone, et linnapildis me oleme juba see aasta natuke rohkem välja tulnud, et Balti jaama näiteks turu sügisvärav, et seda me käisime nüüd eile tegemas ja noh, tõesti, et me teeme sinna täiesti käsitsi, meil on kunstnik olemas, kes käsitsi penoplastist teeb näiteks suured mesimummud, ta paneb käsitsi sinna kõik külge, ta värvib käsitsi. Tegime suveks, tegime suured meetrised jäätised, et selles mõttes ongi see tootmine on nagu meile just tulnud, et mul ei ole väga palju seda, et ma kuskilt tellin, ma tellin näiteks Hiinast või noh, kust üldiselt tellitakse suures koguses, et meie kuidagi nišš on tekkinud niimoodi, et öeldakse, et ma tahan midagi sellist ja me toodame ise, värvime, teeme. Et just sellised suured gigantsed detailid on nagu meie teema, et ja. Et ühesõnaga, mis iganes stiilis stiilipidu teete ära? Mis iganes jah, et siin ei ole nagu, meil ei ole ühtegi asja, mis jah, oleks nagu piirangutes, et meil on olemas metallipoisid, kes teevad nii-öelda metallitööd, meil on olemas puupoisid, kes teevad puutöid, meil on nagu tüdrukud, et noh, kui seal üleval näiteks vaadata, et meil tuleb kohe jõulud tulevad, et me hakkame komplekteerima lahti, siis tegelikult kui vaadata neid palle seal üleval, mis on puntidesse pandud, need on tüdrukutel tehtud käsitsi kõik, et kuna selliseid palli on kuskil müüa, siis me ostsime penoplasti pallid ja käsitsi pandi kõik seemis ja velvet sinna ümber ja need olid siis Rotermannis ja Ülemistes oli eelmine aasta jõuludel üleval. Et selline käsitöö on jah, meie teema täiesti.